Tere tulemast tagasi minu kanalile, mina olen Rauno Rõiasmaa ja täna räägime ühest väga olulisest teemast, millest väga paljud tegelikult lihtsalt mööda vaatavad ja see on sõnavabadus. See võib kõlada natukene vanana või igavana, aga tegelikult on sõnavabadus hetkel suurema rünnaku all kui kunagi varem. Ja see puudutab sind, mind, pere, sõpru, ühesõnaga kõike, mis meil kultuurina tähtis on. See ei ole mingisugune poliitiline vidin, mingi vasak ega parempoolne asi, vaid see on põhimõtteliselt ainuke asi, mis hoiab ühiskonda ausana. Ja kui see murdub, siis põhimõtteliselt murdub kõik muu ka sellega. Aga vaatame siis kõigepealt üle, mis asi üldse on sõnavabadus. Et sõnavabadus on palju suurem kui lihtsalt arvamus. See on õigus kritiseerida võimu, küsida küsimusi, jagada teadmisi, avaldada ebapopulaarseid vaateid, teha nalja, paroodiat, satiiri, rääkida ka ebamugavatest asjadest, vaielda, kahelda. Ja sõnavabadus on tegelikult demokraatia kütus, et ilma selleta ei saaks meil toimuda teadus, poliitika, kultuur, ühiskonna areng, vigade parandamine, läbipaistvus. Et sõna ja mõtte vahele võib tuua võrdusmärgi, et kui pole sõnavabadus, siis pole ka põhimõtteliselt mõttevabadus. Aga sõnavabadus ei ole absoluutne, on reaalselt 3 keelatud asja. Esimene on siis laim, ehk siis defamatsioon. See on siis teadlik valeväide teise inimese kohta, mis kahjustab tema mainet. Mis on selle juures oluline on siis see, et laim peab olema teadlik, laim peab sisaldama fakte, mitte lihtsalt arvamust ja laim peab olema kahjustav. Arvamus ei ole laim, tunne ei ole laim, kriitika ei ole laim, ebaviisakus ei ole laim. Et põhimõtteliselt Juku võib öelda, et mulle ei meeldi see inimene, ta tundub korrumpeerunud. See on arvamus ja see on lubatud. Aga mitte, et tema varastas 50 000 eurot firmast, kui see ei vasta tõele, on see laim. Teiseks on siis konkreetsed ähvardused, mis on reaalsed usutavad ähvardused, mis võivad viidata mingisugusele teole. Näiteks kui ma ütlen, et ma tulen homme su maja juurde, löön sul hambad sisse, siis tegelikult see on keelatud. Aga kui ma ütlen lihtsalt, et ma vihkan sind või sa oled värdjas, siis see on mu arvamus ja see on lubatud. See on küll ebaviisakas, aga lubatud. Ja 3. asi, mis on keelatud, on siis vägivaldse teo otsene üleskutse. Mingi konkreetne käsk tegutseda, et minge tema maja juurde ja tehke talle midagi. See on keelatud. Aga kui ma ütlen, et ma arvan, et see poliitik on ohtlik, siis see on lubatud.